mingid suhted on loodud selleks, et lihtsalt teha mingi teatud asi. Mingid suhted on ainult laste tegemiseks mõeldud. No nõme on seda küll öelda välja, aga nii on. Tegelikult viga on ju minus. Sellest, et minu sees on maskuliinsed numbrid. Ma teadsin ise ka, et ma olen selline kõva. Et ma võtan ju lihtsalt meestel püksid maha, panen seeliku neile. Ja ma olen kõige niimoodi teinud ju praktiliselt. 2-ga kõige rohkem tekib see kohe hästi kiire match, hästi kähku kolitakse kokku. Tere tulemast kuulama Hingede podcasti 25. episoodi. Tahaks tänada omalt poolt veel kord Aleksander Butiiki, kes on meid taas kord riietanud ilusate riietega. Ja minge vaadake nende poes ka Vana-Viru tänav 11A ja Vanalinnas. See on väga äge pood ja nagu näha, siis väga paljud mehed, kes seal on käinud, ei ole ostnud vaid ühe asja, vaid on mitu komplekte ostnud, et kindlasti tasub minna vaatama. Ja kasutage siis Hingede podcasti sooduskoodi ka. Tänane saate külaline on naine. Naine, kes väga palju töötab täna numbritega. Meil endal oli kogemus väga huvitav temaga. Esimest korda me kohtusime veebis ja ta ütles meile selliseid asju, mida meil tõusis nagu nahk, kananahk ihule, kui niimoodi eesti keeles öelda. Ja ta ütles selliseid asju, mis pani väga-väga palju mõtlema, et kust ta teab meid. Et me ei ole kunagi kohtunud, aga ta teab meist selliseid asju. Et me saame rääkida natuke siis tema enda persoonist või ka lihtsalt numbritest. Ehk ta on numeroloog. Ehk tere tulemast, Merike. Tere. Tere tulemast, Merike. Tere. Aitäh kutsumast. Jaa, Merike, võib-olla alguses võikski natuke rääkida sellest, et kus üldse sa, nagu, kus sa tuled? Kus see lapsepõlv möödus sul? Kus ma tulen? Täna ma tulin Soomest, ma elan Soomes 20 aastat juba ja lapsepõlv oli hästi imekaunis kohas nagu Tudulinna. Hästi pisikene küla. Ma ei mäletagi, palju selle inimesi siis oli, aga äkki 200-250. Siis ta oli vist, ma ei mäletagi, mis vald ta oli. Tudulinna vald oligi, kus juures nüüd on vist Alajõe vald, kui ma ei eksi. Hästi armas ja äge nimi. Ma ütlen, ma ei ole kunagi... Räägitakse Tudulinnast, jah, et on Tudu ka olemas, aga see on Tudulinna väga väike koht. Ja see jääb kuskile sinna Ida-Viru maakonda. Sa näitad sinna. Ja see jääb kuskile sinna. Ja see on Peipsi järve ääres praktiliselt ainult, et vist äkki 9 kilomeetrit siis Rannapungerast või kuidagi niimoodi. Ma elasin Rannapungerel ka täitsa Peipsi ääres ka kunagi. Ma lapsed tulid seal. Väga äge. See on kui ilus looduskaunis koht. Ja, on põhimõtteliselt jah, mees või naine metsast. Ma ütlen alati selle kohta, et ma olen naine väiksest külast ja mind kutsutaksegi oma jopeks isegi YouTube'i maailmas või oma külatüdrukuks ja siis nii ma olengi. Täitsa tavalisest väiksest maakülast. Aga räägi natuke oma lapsepõlvest ja sellest kulgemisest. No lapsepõlves ma olin selline krutskid täis tüdruk. Seda on juba nüüd näha. Ma olen 16 päeva sündinud, mul kunagi endaga igav ei olnud. Vaat nüüd ma olen praegu 48, kui ma mõtlen tagasi oma lapsepõlve peale, nüüd ma saan väga hästi aru, miks ma niimoodi tegin ja miks ma niimoodi käitusin. Et kuna 16 energiaga inimene mõtleb ise 0-100 kogu aeg mingid seiklusi välja, siis ta on vahepeal mädas enda asjadega, siis ema ei saa nagu aru asjadest. Aga pigem oleme olnud selline üksik kunt. Ja me olime, mis oli põhikool, ma põhikoolis ei saanud väga hästi hakkama, kool ei ole nagu minu tassteed olnud kunagi, matta oli mul 2 ja ütleks niimoodi, et kuna ma olen perekonnas siis, kus ema praktiliselt kasvatas meid peaaegu et üksi, siis meid oli 5 last ja ema on Ukrainast pärit, eesti keel oli siis kodukeel, et siis väiksest sellisest perekonnast tööd rassinud kogu elu, sellest pidime kuidagi hakkama saama, et selles suhtes, et ma ütleksin, et väga kihvt. Praegu ma väga tänulik sellele. Võib-olla lapsepõlves, siis ma mõtlesin küll, et ma oleks tahtnud rohkem mängida ja hullata suviti, aga eks oli vaata nõuka värk, siis pidi tegema neid asju. Aga sinu päritolu näitab seda ka, milline on sinu temperament. Üliäge. Ja selline slaavi verd on metsikul palju ja kusjuures meie suguvõsas on ka saksa verd, nii et seal on kõik selline fantast. Saksa keelt ei valda väga hästi. Aga sellest vene keel on sul soome keel? Ja soome keel on tänu sellele, et 20 aastat olen Soomes elanud. Jah, mul on elukaaslane ka, ta on Kassi. Ta on meil kaamera taga. Et soome keelt valdan. Kunagi ma arvasin, et mul on keelte peale hea anne, aga ma isegi ei oska ütelda, kas on saksa keel külge ei jäänud, inglis keel tšüt-tšüt. Aga muidu jah, kuna meil vaata ikkagi käisid sugulased on ukrainlased ja siis me kuidagi rääkisime lapsepõlves vene keelt.
aga vene kirjakeel on mul kehva, aga numeroloogiks ma õppisin vene koolkonnas, nii et täitsa loen ja kodutööd tegin kõik ära vene keeles ja nii et ega ma väga õnnelik, et vene keel on ikka olemas. Sa mainisid, et sa elad täna Soomes, sa ei ole seal elanud vähe, sa oled üsna pikalt elanud, kui kaua umbes? Ma juba mainisingi 20 aastat. Jah, siis mul jäi õigesti meelde. Aga ma mõtlen lihtsalt seda, et kuidas, mis hetkel sul tuli üldse mõte, et ma läheks Eestist ära, läheks Soome? Poiss, nii teravad küsimused. Elu viis mind sinna, suhe. Okay. Ja tegelikult nüüd jällegi tagantjärgi analüüsides on see, et kõik on ju numbrites kirjas, et kuna 16 kokku liidetult 7, me räägime ka numeroloogia keeles on ju, ja siis tegelikult minu edukuse koodis on 3 7 ja siis see viitab kogu aeg sellele, et ma pean liikuma. Mina arenen siis, kui mul on kriisiolukord. See oli kõik tegelikult kõrgemate jõududega juba planeeritud see minu liikumine. Seepärast, et ma siin maal alles, mis on peaaegu 2 aastat tagasi, siis alles ju tulin numeroloogia maailma. Suhte pärast tulin. Okay. Siis juhatus oli nii pikk, ütlesin suhte pärast. Aga kui palju sa täna tunned, et need on 2 täiesti erinevat kultuuriruumi justkui. Nad on sarnased, nad on üksteisele väga lähedal, aga kuidas sa tundsid, kuidas sind Soomes vastu võeti eestlasena? Vot see on nii hea küsimus, sellepärast, et ma isegi siis, ma ei ole mõelnud selle peale. Seepärast, et minu maailm on nii minu maailm. Mul ei olegi vaja ruumi, kus mind vastu võetakse. Ma olen siis minu iseloom on hästi selline hakkaja, ettevõtlik kogu aeg olnud ja ma mõtlesin seda, et ma ei jää hätta, ma saan alati hakkama ja ma olengi hästi kiiresti hakkama saanud keelt valdamata. Ehk siis kui sõitsingi seal metroos või kuskil jagati ju selliseid tasuta ajalehti või sellist asja, siis ma lihtsalt õppisin soome keelt niimoodi. Õnneks on ju soome keel ja eesti keel väga ligilähedased teineteisele. Aga ma ütlen praegu, ma räägin ikka päris sujuvalt soome keelt, nii et ma arvan, et eestlaslik naeratus või slaavlik naeratus ja siis juttu ja kõik sujub. Mina arvan küll, et väga hästi ja teate, see on hästi kihvt, et vaata, et siis kui meie tulime, mina tulin 2 pojaga siis, eks ju, siia Soome, siis selleks ajaks oli juba eestlasi palju, venelasi palju siin Soomes ja seal Soomes, siis seal oli teate lasteaias ka mulle räigelt meeldis see lugu, et seal oli kõik piltidega ja minu siis väikse poja, siis tuli 3-aastane, esimesed sõbrad olid, üks oli siis tumedanahaline, siis üks oli made in China ja siis oli vene keelt kõnelev poiss ja siis soome poiss oli ka üks Mattias. Ja kui ma läksin lasteaeda, siis kõik need ootasid seal, läksin lasteaedast järgi, siis nad kõik olid seal. Suhtlemiskeeleks oli viipekeel, hästi võeti vastu. Jah. Väga huvitav. Kas sa täna tunned, et sa oled Soomes leidnud enda hingekodu? Absoluutselt. Et ei tule tunnet, et tahaks Eestisse tagasi tulla? Ja ma ju tegelikult töötan nüüd numeroloogina ainult eesti keeles ja mulle väga eesti rahvas meeldib ja nüüd ma olen tänulik selle peale, et mind leiavadki need just õiged inimesed, kes vajavad mind ja kellele ma julgen välja rääkida nüüdseks ja ma ei tea, mul on alati iseendaga hea olla. Ma arvan, kui ma oleks isegi Saksamaal, mul oleks seal ka hea olla. Aga ma tunnen, et ma ei tule Eestisse ja tänan kutsumast. Ja ma tulengi niimoodi lihtsalt külla ja siis ma lähen ära, sest mulle väga meeldib. Mulle meeldib seal, kus on mu perekond, seal, kus mu elukaaslane ja kõik, mu 3 koera. Seal, kus mu hambari on. Jah, see on mõnus. Väga paljud inimesed ongi sellised, ei oma isegi Eestis kinnisvara, vaid reisivadki ja neile meeldib see. Aga sa oled olnud ka ettevõtja, nagu sa ise ütlesid, ettevõtlik naine. Sa oled koristusfirmaga tegutsenud. Räägi natuke sellest, sa vist täna enam ei tegutse sellega. Nüüd alles lõpetasin. Aga kus see mõte tuli üldse, et hakata koristusettevõtted tegema? Vaata, selle kohta öeldakse siis Soomes mahanmuutaja, ehk siis see, kes kolib siis teise riiki ja siis sa oled ju mitte sisserändur, pole ju pagulane ka ei ole, aga lihtsalt, et vahetasid maad, pidid kuskilt hakkama, mis eestlane teeb, räägitakse, visatakse nalja, mehed on küprokivennad ja naised on siis koristajad, on ju. Esimene asi tutvuste kaudu sai lihtsalt koristajaks ja siis, siis kuidagi mis siis veel tuli? Ma töötasin alguses öövahetustes, siis pidi saama kuidagi hakkama nii, et laps lasteaedal veel viia ja kõik asju ja siis kuna ma mõtlesin, sellest ei piisa, ma ei tule väga hästi välja oma asjadega, siis ma võtsin veel ühe töö, mis oli ripsmepikenduste panemine. Ja siis oligi tööd nii palju, lihtsalt siis tagantjärgi ma väga palju vabandanud oma laste ees, et emme oli kogu aeg nagu olemas, aga teda ei olnud praktiliselt. Ja siis ma sain aru, nüüd mul on koristus, nüüd mul on ripsmepikendused, aga mul on abilist vaja. Siis ma võtsin esimese töötaja.
hullult kartsin, see läks hästi kähku tegelikult, mina ütlen, et kõik siin üleval oli nagu juba sätitud valmis, mul oli lihtsalt vaja tulla Soome, hakata tööd tegema ja juba kõik asjad, teate küll seda tunnet on ju, kõik hakkab lahenema. Te noogutate ka mulle. See kerge tunne on ju. Ja kõik niimoodi tuligi ja siis ütleme siis äkki, ma mõtlen 3 aastat tagasi oli siis tippmoment. Ma olen ettevõtja olnud äkki 16 aastat. Oi, kui pikalt. Ja. Siis oli tippmoment minu jaoks, mis kõige rohkem töötajaid oli mingi 25. Wow. Ja siis mul jooksis kokku. Õigmeni mitte ei jooksnud, aga universum näitas tüdruksed, et valet asja. Ja siis, kui ma numeroloogiast sain aru, et mul oli tegelikult isiklik aasta energia 8. See on karma ja raha aasta. Kõik see, mis nüüd on vaikus ja see on kõik see, mis sa 7 aastat enne oled teinud ja kui sa oled oma hinge tee missiooni ja siis oma elutee numbri vastu töötanud. Business, aga mina ei pea businessit tegema. Minul töötab raha kõik teistmoodi või raha. Minu raha energia tuleb hoopis inimesi aidates. Okei, koristusfirma on ka a-la nagu aitad. Muidugi inimeste... Aga taga on meil hoopis mingid teised mõtted. Okei, et rohkem raha teenida ja... No seal on vaja selleks, et ikkagi ettevõtte miinusesse ja sul peab olema mingi ports inimesi, sul peab olema mingi ports, et aru, lihtsalt magamata öid ja kõiki muid asju. Tean seda tunnet, sest on endalgi koristusettevõte olnud ja selle me müüsime ka edasi. Võib-olla isegi suht enam-vähem samal eesmärgiga, sest me ei jõudnud ise enam seda teha, sest see koormat oli seal nii palju kanda. Kuigi see läks väga hästi ja tänase päevani on väga edukas. Ja ma olen sellest rääkinud ka. Mina küsiks nüüd. Jaa, küsi. Ma näen, et sa oled hoos. Mina olen ka hoos. No, selline naine. Koristamine kui niisugune teema, sellise teenuse pakkumine. Mis sa arvad, kas selle tööga on võimalik ka inimeste ruumi puhastada, muuta? Kas sina ka tajusid, et kui sa ruume puhastasid, kui sul üks päev tekkis meeskond, et nad teevad imehead tööd, et sa lähed ruumi, kus on must ja mõne aja pärast lähed ruumi, kus on puhas, see energia on muutuses. Kas sa panid ka sellist asja tähele? Tead, mulle endale, kui ma ütlen niimoodi tagantjärgi analüüsides, mul meeldis ise koristada, sest mulle meeldis ka rääkida. Ja nüüd tagantjärgi ma saangi aru, et no mulle meeldib rääkida ja siis ma õppisin ka läbi nende klientide soome keelt. Ja see tänutunne, mis sealt tuli ja just see, et ma tegin seda puhtaks, siis see, et saad aru, lihtsalt sa ei korista, vaid sa jätid patju ka. Vot see oligi ettevõtluses see, et kui ma tahtsin need töötajad, kes mulle tulevad, ma lähenesin neile alati südamlikult, ma võtsin neid nagu ema vastu tööle, aga kõigil ei olnud ju sama mõte, kes tööle tulevad, kõigil ei ole. Mul on praegu nagu nii süda rahul, et ma andsin oma siis selle klientuurid, kes olid lihtsalt oma kõige parematele tüdrukutele edasi. Isegi ei müünud maha. Lihtsalt andsin. Mees küll ütles, et ja siis ma ütlen, tead, usu mind, see energia tuleb kuskilt mujalt tagasi. See on väga õige ja see näitab sinu suurt südant ja näitab seda vaimset kõrget taset, mis sinu hingena sinu sees on. Tegelikult see oli hästi raske, sellepärast, et ikkagi me elame ju materiaalses maailmas, kus raha on ka vaja ja siis ma mõtlesin, et ma lihtsalt usaldan universumit. Ma olen alati öelnud, et ma mingi universumi tädi, aga teate, kõik loksub paika. Et ja, aga puhastuses küll selles suhtes, mulle väga meeldib, mulle meeldib nüüd ka koristada, aga ma ei ole mingi friik, ma ei ole selles suhtes neitsi tähtkult, ma olen kala. Mõistan. See ütleb kõik. Aga ei, puhtas kodus on mõnus olla, see on ülioluline. Aga ma arvan, me võiks vaadata nüüd seda kohta, et kuidas sa üldse jõudsid sinna numeroloogiani. Sa oled olnud ettevõtja, koristusettevõtja, aga kuidas sinna jõudsid üldse, et sa... Tead, vaata, kuna ma olen 16 päeval sündinud, siis ma olen elupõline selline Sherlock Holmes olnud ja siis ma olen tahtnud teada, miks mu lapsepõlv on olnud selline. Ja siis, kui heietad veel teatud inimestega, siis ka väga paljudel need, kui siit küsiksin, kui ma siit kaamera tagant küsiksin, siis kõik ütlevad, ja vaata, et oli siis ja siis. Me võime ütelda, et nõukavärk on ju, et nõukaaeg oligi kõik niimoodi, et kes lõi, see armastas on ju, et mida rohkem tegid tööd, siis seda, ma ei tea, rikka valid või ma ei tea, mida iganes. Jah, teate küll neid lugusid. Ja siis mõtlesin, aga siin peab olema midagi taga, nagu miks see niimoodi on. Ja samas see, et kui nüüd mul oli isiklik aasta, mis ma ütlesingi 8 energia 3 aastat tagasi, ma vaatan, et ma teile ei valetaks, ja oli. Ja siis, kui toimus see krahh, kus ma sain aru, et ma ei tohi enam seda asja teha, muidugi see ei kõlanud siis nagu nii hästi, siis oli ka suhte purunemine ja siis ma mõtlesin, et joh, ei tii, 3. suhe, nagu merike kaua võib, nagu siin peab mingi jama olema sees. Ja siis see, kellega ma nüüd praegu elan koos, siis peale seda hakkasid kõik asjad laabuma ja siis ma mõtlen, et
et aga tead, ma ei usu, et kõik on nii nagu lahe selle tüübiga, teate küll neid liblika tundeid on ju. Seda kergust ja õnnetunnet, mis on petlik. Ja siis oli nagu ettevõttes oli jama, suhetes oli jama ja siis ma mõtlesin, et tead, et ma isegi ei mäleta, kuidas see sinna läks, ma olen alati natukene selliseid astroloogiat, numeroloogiat, kõike nagu uurinud ja siis ma lugesin isegi tarokaarte väga hästi, mingi aastakese ja siis ma sain kuskilt mingi info, et ma saan alles 55-aastaselt sellega hakata tegelema. Noh, ühe šamaani käest. No ja siis panin ära ja siis ja oota, kuhu ma nüüd tahan oma asjadega minna. Nii. Tuli see mees minu juurde ja siis ma tahtsin teada, et ma enam ei viitsi mängida nende meestega, poistega, nendega on küll tore, aga aitab küll. Ma tahan nüüd minna kuni lõpuni välja elukaaslasega, kellega on kindel ja aru saada, kas ma olen siis ärinaine või kes ma siis olen, mida ma tegema pean. Ja vaata, siis oligi niimoodi, ma olin kogu aeg YouTube'i maailmas ja YouTube hakkas mulle ühte numeroloogi kogu aeg viskama. Teate küll, seal on kõik algoritmid ju. Nii, ja kui ma vene keeles kuulasin ja siis kuulasin ja siis pakuti välja teha seda edukuse kooli kursust. Ehk siis on see, mis ma nüüd kõigile räägin kogu aeg, edukuse kood. No seda võib üldse võtta siis 5 numbrit, mis saab teie sünnipäevast 6 aastast nagu välja arvutada. Käisin selle läbi ja mõtlen, vau, nende numbritega saab juba aru, kes on kes. Muidugi, kõigepealt kodeerisin ennast läbi, lapsed läbi, elukaaslase, siis ma sain aru, kuidas suhteid analüüsida, lihtsalt päevad kokku liita, siis ma sain aru väga hästi, miks me nii kähku läks selle elukaaslasega. Siis ma õppisin kähku ära tema kuupäeva, mis on 13, mina olen 16, okei, samasugused nagu kiirete energiatega. Mõtlesin, et okei, davai, nüüd või mitte kunagi. Siis ma sain juba aru, miks mul ettevõttega niimoodi läks. Siis ma sain juba aru, mis minu kood on. Siis ma mõtlesin, et okei, nüüd ma usaldan protsessi. Ja siis ma mõtlesin, et aga infot oli nii palju. Siis ma sain aru mingi aeg, kui mu pojad tulid küll ainult, nüüd nad on 21-28, ma ainult plätran numeroloogias, ma kogu aeg lihtsalt räägin neile nende, siis ma sain aru, et küll ei taha tulla, vaata, ei tea, mis värk on. Ma pean hakkama rääkima kellelegi, sest ma lihtsalt mõtlesin, ma plahvatan, mu soomlasest elukaaslane ei jõudnud mind ka kuulata enam. Ja siis ma siin nüüd olen. See viiski sinna, teate, ma tahtsin, et hästi paljud saaksid kiiremini endast teada. Et ei ole halbu ega häid inimesi, lihtsalt mina oma eelmiste elukaaslastega ka, lihtsalt meie energiad ei toiminud. Me läksime valedel alustel, valede energiatega, sest näiteks mingi teatud number tahab hoopis midagi muud nagu suhtes. Võib-olla see, et teda rohkem kiidetakse, aga minu energia tahab ka mingeid asju, siis ma saan aru, et okei, selline tüüp, kes väga tahab kiitust, ma ei saa temaga koos kaua olla, seepärast, et me lihtsalt ei toimi see asi. See on huvitav see kiituse koht, sest on väga paljud mehed, kes tahavad nagu, et neid imetletakse ja kui see mees teebki, toob sulle üks asi materiaalne pool, aga hoolitseb kodus ka asjade eest ja hoolitsebki naise eest ka kodus igat moodi, olgu mis vaja on ju. Et siis ma arvan, et see imetlus on ülioluline iga mehe jaoks. Et kui keegi hindab seda, mida mees, kuidas ta on pingutanud, siis see on iga mehe jaoks oluline. Olgugi, et mõni mees võib-olla ei ole valmis seda kohe vastu võtma, aga ma usun, et iga mees hingest tahab seda tunda, et naine imetleb. Ja, sest see, mis mina numeroloogias, miks ma läksin, oli see, et ma tahtsin teada, kes mina olen. Ja miks mul on need mustrid meestega nii, nagu see on. Tegelikult viga on ju minus. Seepärast, et minu sees on maskuliinsed numbrid. Ma teadsin ise ka, et ma olen selline kõva. Et ma võtan ju lihtsalt meestel püksid maa, panen seeliku neile. Ja ma olen kõigi niimoodi teinud ju praktiliselt. Ma õpin praegu kogu aeg elukaaslasega, et lihtsalt ma ei turtsu nagu mingi mitte mõttetu, nagu saate aru, mingi ettevõtja on ju, kes lihtsalt tahab nüüd kohe praegu, nagu tulista kogu aeg. Siis ma tuletan meelde, et ma olen naine, ma pean olema kiisu-miisu, siis ma pean olema nagu raulik, siis ma lähen lihtsalt teise tuppa, teen näo nagu mitte midagi, ma aru ei saa, tegelikult endal siin raal kogu aeg käib, on ju. Ma ütlen, okei, kõik on hästi, no saate aru nagu selles mõttes, mina õpin olema naine, sest ma saan aru, et mina pean oma maskuliinsed numbrid lihtsalt nagu naiselikuks keerama, sest mul puuduvad naiste numbrid. Seal edukuse koodis. 2 ja 6 on naiselikud numbrid, mul nietu. Pole sellist asja. Ei ole kuskilt nuppu ka keerata peale tuleks. Ise pean alati meelde tuletama, Merike rahune maha. Vaata, päris palju segadust on inimese sees, kui ta ei tea neid numbreid ja ta ei tea seda tausta. Sa mõtled kogu aeg võib-olla, et sul on midagi viga, miks see suhe jälle lörri läks, see asi lörri läks, miks
tegin koristusäri, no ei õnnestunud, pidi minema kõik, pidi raha tulema, ei õnnestunud. Aga tuled Merikesse juurde, Merike hakkab rääkima. Ma olen väga hea lahutaja, teate, ma olen super lahutaja. Lihtsalt ma päriselt nagu ütlen, mitte sellepärast, et ma vihkan mehi või ma vihkan naisi, aga selleks, et lihtsalt kiiremini inimesed saaksid aru, kas see number töötab või ei tööta. Sest ma ise ei ole nagu mingi super vinguviiul või ma ei viitsi viriseda. Teate, elu on liiga lühike, kähku peab asjad ära tegema. Ma olen liiga pikalt asju venitanud. Sellepärast, et lihtsalt ei tea, süüdistad ennast, süüdistad elukaasa, süüdistad töötajaid, kes siin valitsust ja mida iganes. Aga ma mõtlesin, et lihtsalt, et saaks kiiremini asjad kõik kötti. Aga vaata, kui huvitav on see, ma kuulan Merike sind, eks, ja ma mõistan, et see, kuidas sina oled endale selle numbri maailma, selle maagia, selle sügavuse selgeks teinud, kui vajalik see on. Tänu sellele sügavusele, mis sinu seest tuleb, mida sina oled rakendanud nüüd täna oma ellu ja analüüsid seda tegelikult me vajame kõik iga päev. Nii et tegelikult, Merike, me vajame sind nii väga, et inimesteks saad, et ükskõik mis vanuses keegi iganes meid siin kuulab, et ta leiab enda ja saab oma elu jätkata õnnelikumana. Absoluutselt. Tead, kui kihvtid olid siis, kui ma tulin YouTube'i maailmas välja, ma muidugi hullult kartsin seda kõike, nüüd ma olen juba selline, nüüd ma ei karda enam midagi. Vana kala. Jah, enam meiki ma ei kasuta, midagi ma ei kasuta, täna meikisi, mulle meeldib ikka vaast. Väga ilus, väga naiselik. Ja, aitäh. Aga siis mul tulid algselt sellised kommentaarid, et Merike, ma ei tea, mis sa minuga teinud oled, ma ainult vaatan kogu aeg numbreid, isegi mingist, mis oli filmis, oli ka, keegi rääkis mingist sünnipäevast, ma juba arvutan, mis selle näitleja, seda mingi edukuse kood on, ma ütlesin, vot see on juba minu kool, et inimesed ainult mõelgege kogu aeg nagu, ei pea kogu aeg. Timo Reinpal näiteks eile oli mul podcastis külas ja siis ka Timoga kõkutasime naerda, et kas ma elan ja kas tema elab näiteks niimoodi, et vaatame, mis energias päev täna on. Ma ei tee niimoodi, aga näiteks oli portaalipäev 26.04.26, siis seda ma küll vaatasin. Ja see kõik, mis ma rääkisin inimestele, siis see kõik juhtus minuga, seepärast, et ei osanud ennast regullida. Lihtsalt nii on, me oleme kõik inimesed ja täna ma küll ütlesin elukaaslasele, et täna on energiakuus, armastus ja eks siis täna läheb kõik chillilt, läheb kõik väga hästi. Täna sellepärast vaatasin, et kuna ma teen alati hommikuti neid postitusi. Mis küsimus üldse oli? Oli meil mingid küsimust? Ei, see kõik läheb õigesse suunda. Et inimesed saaksid rohkem endast aru ja tead, kus mulle see tegelikult meeldib. Vestlusõhtutel ka näiteks. Ma alati soovin, et inimene peab oma eesnime ja siis sünnipäeva ainult, nii nagu ma olen 16. Ja siis ma vaatan neid inimesi. Just Timoga jälle eile rääkisime, siis tema ütles, et temal on ka kõik elukogemusedega tulnud ja siis vaatab ka, kuidas need numbrid reageerivad. Näiteks üks ja sama number, ütleme number 10 päeval sündinud, kuidas nad erinevad inimesed, muidugi elude number, sinna mõjub kõik muud asjad ka veel juurde. Ja siis see ongi nii huvitav. Lihtsalt vaatad ja vahest näiteks mul polegi enam numbrit vaja, siis ma mõtlen, et ei tea, kas ta on 9. päev sündinud või ta on 7. Umbes niimoodi. Natukene siis küsid inimesega, et ma vaatan umbes nagu kaamera taha, aga see on nagu nii põnev. See on nagu väga huvitav ja see aitab palju. Eriti näiteks see, nii nagu, ma ei lasegi teil rääkida. Me tahame kuulata, räägi. Eriti see näiteks, nagu ütlesin Gert sulle ka, et vaata, me istume praegu kolmekesi, et siis meie energiat kokku liites, siis me saame aru, kuidas see vibreerib. Ja näiteks meil on muidugi kõik chill, seepärast, et me oleme kaamerate ees on ja meil oli tegelikult enne salvestust oli ka nii lahe, me kõik nagu kohe kõik räägivad ja kaameramehed räägivad, minu elukaaslane räägib, meil oli hästi sinna vahva. Ehk siis vaata, siit saakski kokku liidatult saada aru, mis energias me oleme, me seda küll ei teinud, aga on kuskil seltskonnas need, sa istud inimesega ja sa tunned, niimoodi süda taob, kõik tökib, kõik on niimoodi, et ma tahaksid kähku ära saada. Ja juba niimoodi, et kohe saad aru, et midagi on valesti. Ja liidad kokku siis näiteks sellised rasked energiat võivad olla, kui liidate kokku sünnipäevad või siis, kui tuleb näiteks number 4. See on selline nagu kõva number. Aegalt näiteks ka, mitte aegalt, aga number 1 on selline. Liidate kokku. Näiteks, kes on sünninud 9. päeval või 1. päeval on ju, see ütleb 10, siis on 1 kokku ja nii edasi. Et 4 on kõva number, mis see tähendab? See on kõva selles suhtes, et jällegi peab vaatama, kas ma ei räägi sünnipäevast, ma räägin kokkuliitmistest ja sünnipäevadest ka. Okei. Jaa. Et seal ongi ju 2 vahet. Üks on see, et sa liidad vist sünnipäeva ainult kokku, näiteks kui on 31, siis 3 + 1 ja teine on just kui ka elude number, on ju. Ja elude numbrid ka, vaata, kui ma hästi lihtsalt räägin, nii nagu kõik oma videotest, ma räägin ainult nagu sünnipäevadest, ma muidugi vihjan ka, kas sünnipäev või elude number. Aga kuidas ma nüüd ütlen?
kuna ma tean, et olete mõlemad grupp number 4, siis ma hakkasin praegu jooksis kokku. Ja Ütle nii, kõva number on siis, minu elukaaslane on 13. päeval sündinud, ehk siis number 4 on selline nagu põhimõtte number. See on kõige turvalisem perekonna inimese number üleüldse. Ehk siis, kui tahate, et kodus kõik asjad nagu kuidas mõtlen, see on nagu lõvi ema, lõvi isa, et kõik on turvaline, sa tead, et kõik on hoitud, siis vot see number 4 on väga hea, aga ta ei sobi kõigiga. Selles suhtes, et seal tuleb jälle hästi vaadata, näiteks kui 4 ja number 1 kokku saavad, nende tuleb 5, neil on hästi palju kiirust ja kõik muud asjad, see on nii pikk jada, mida ma võin rääkida. Teil näiteks ka, teil tuleb 4, noh, siis siin on karma ja raha on need asjad, et teil peab olema kõik hästi harmoonilised. Arvatavasti siis, kui poeg oli noorem, siis ta tahtis ikka nagu raha saada, et ei, kas aga nüüd, kui nagu ise see, no kes ei taha, minu pojad ka tahavad, see on normaalne. Ikka seal mingi 10 aastane jooksis, ma tahan jäädist osta. Normaalne. No võta siis. Ja, no hea küll. Ja siis mõtled, issand, ta juba jälle tuleb, ei tea, mis ta tahab saada. Aga no näiteks perekonnas on niimoodi, et on ema ja isa ja siis ühe lapsega näiteks ütleme, ema käest kunagi raha ei küsi, aga isa käest küsib. Et miks see nii on, seepärast, et kui isa ja lapse sünnivad kokku liimida ja liita, siis tuleb 8, aga emaga tuleb võib-olla 6. Okay. Neil on armastus, neil on armukadedust, noh sellist asja. Hüps liiga kiiresti, jah? Issand, kui kihvt. Kuidas kõik võid see läbi nende numbrite teada oma kogu elu kohta, mis su peres valitseb või suguvõsas valitseb, eks? Ja, sest meil oli ka näiteks nüüd alles situatsioon, kus me elukaaslasega, kui me kahekesi oleme, ma tean, mis energia meil täpselt on, meil tuleb 2. Üldse suhetes kõige paremad numbrid on 2, 6 ja 9. Aga 9 on ka selline, seal võib sõjakust hästi palju olla. 2 võib olla seda, et eksid tulevad hästi palju välja. Ja tulevad ja on ka olnud. Nüüd me kolime ära kaugele, et ei oleks enam. Ega siis ei ole see, et kas minul või temal. Meil mõlemil mingid nagu asjad, hästi aus peab olema, aga see on väga hea suhe, number 2. Meil tuleb kokku liitmisel ja üldse 4 sobivad 7-dega kõige paremini kokku, teadmiseks teile. Aga kui mõni kuulaja praegu mõtlebki, et tahaks teada, 2, 6 ja 9, sa ütlesid, on väga head numbrid paarisuhtetes, kui kokku läheb. Kuidas ma arvutaksin neid, kui ma tahaksin teada? Kuulan praegu Merikest, ma tahaks teada, kas mul on ka 2, 6 või 9. Sünnipäevad lihtsalt, ainult sünnipäev. Ehk siis mina olen 16, minu elukaaslane on 13. Mina olen 7, tema on 4. Liidad kokku, siis tuleb 11, on ju, 11 tähendab ka seda, et kiirust. Meil on elude numbrid ka mõlemal 8, täielikud ettevõtjad. Mina jumas kõva kivi. Tema toob, kuidas see võimalik on? Ma olen nõukogude naine, eestlane. Ja, aga ma saan aru, et mina pean kogu aeg naiselikust õppima. Aga ja, tuleme ikkagi tagasi sinna, et sünnipäevad ainult puhtalt kokku liites. Ja aga siis see, et 2 ja 6, nemad ongi ainult naiselikud numbrid. Eks see tähendab nagu väga kõige harmoonilisemad numbrid. 9 on ka hästi vainu. Vaata, kui tahad sellist suhet, kus näiteks retriidil käia või siis rastapatsid, vot siis see, aga seal on ka sõjakust palju. Tuleb jälle olla number 6, kui sealt kokku on, siis armu 3 nurgad tulevad sealt. No ega siis hea ilma vahata ei ole, vaha ilma heata ka ei ole. Loodusel on tasakaal. Ja, absoluutselt, see tuleb lihtsalt väga aus olla, igas suhtes tuleb aus olla. Duaalsus, elus on duaalsus, hea ja halb. Ja jälle, kui 4 saad, siis on lihtsalt see, et nagu tööhobused saab hästi palju nagu koos midagi ära teha, aga pikas jooksus näiteks armastus ja tunded ja soojus kaob ära, seda tuleb lihtsalt vägisi meelde tuletada, et hei, hallo, me pole õde ja vend. Ja. Aga kui me näeme, väga paljud inimesed otsivad numbritest ka tähendusi, et me oleme täna selline kohta jõudnud ja inimesed näevad autoregistri numbreid 222, 555, 111. Mida sa nende kohta oskad öelda? Kas need tähendavad ka midagi justkui või see on lihtsalt täiesti tavaline autonumber, et see sõidab kuskil? Mina ütleks niimoodi, kui te näete tihti peale ühte ja sama numbrit, siis sõltub jällegi nagu esiteks, mida sa mõtled. Selle peale tuleb kohe tähelepanu pöörata, mida sa oled mitmeid kordi mõelnud. Ja noh, näiteks kui number 2, siis see tähendab seda, et sa pead hakkama välja rääkima oma asju, mida sa tahad. 2 on alati kurgutsakra. Ehk siis see ka, vaata, kui paari suhte liitsime kokku, tuli 2 kõige parem, tähendab seal tuleb ausalt välja rääkida. Nii kui ütled rääkimata, siis teine tajub kohe. Ja, aga siis kui ühed on, ükskõik kui palju sa neid ühtesid ka ei näe, siis tuleb lihtsalt minna ja tegutseda. Mis nüüd mina? Sina just praegu. Ja, kes siis veel? Võt niimoodi ongi ja siis inimesed niimoodi, et ma ei tea, ma olen juba pool aastat näinud näiteks numbrit number 5. Kas sa oled mõelnud kuhugi kooli minna? No ma mõtlesin jah, siin nagu
mõtlesin, mis siis passid, pool aastat mõtlesid või? Mine. Pool aastat annab universum märke. Jaa, ma olen nagu selline, ma olen nagu hästi selline järsk vahest, aga seda ega siin midagi muud pole, ma olen ennast ka piitsutanud ikka täiega. Ja no niimoodi nad annavad selles suhtes numbrit. Mina olen selline kehva terapeut ja käest kinni kaua niimoodi nunnuta ja ei tule välja. Ma mõtlen, et mis asju nüüd ei saa hakkama kohe. Tead, on inimesi, kellel ongi seda vaja, kes ongi värskendavad sellist laksu vaja, aga on inimesed, kellel on nagu vaja hästi sihukest pehmet lähenemist, sest teinekord see järsk võib teda veel rohkem nagu muserdada. Jaa, sellepärast mulle näiteks meeldib enda juures see, et mina teen analüüse. Ma annan inimestele kasutusjuhendi, nii nagu IKEA-st lähete, ostate kapi kasutusjuhend, mis me tavaliselt teeme? Paned kokku, vaatad kasutusjuhendist, mingi plaadid on üle või ma saad aru, mingid kruvid üle on ju. Ja kuidas me elu elame on ju ka niimoodi ja siis saad mingisugune 35, 40, 45 mõtled, ei tea, ma olen nii väsinud ja siis ma annan kasutusjuhendi, ole hea ja siis sa loed, vaatad ja siis on vaja niimoodi, sul on vaja, et keegi kätt hoiab. No mina ei jää kauaks kätt hoidma, mina oma YouTube'i kanaliga hoian kõigil kätt nii palju, kui ma suudan. Aga see, et ma hakkaksin seda protsessi läbi käima, siis mulle meeldib endaga tööd teha hästi palju ja ma teen ka läbi numbrite ja mõni tahab ka aeglasemat lähenemist ja siis nüüd ma olen nagu nii õnnelik, et mul käib podcastides ka palju külalisi läbi Zoomi ja siis see on eesmärk, et inimesed tunnetavad seal, kes on tema inimene, nendel on alati ka omad teenused, vaata ja siis sealt juba lähevad ja siis mul on osad koostööpartnerid, kes on ka lihtsalt sellised aktiivsemad olnud, siis ma ütlen, et davai, paneme teie nime sinna ülesse. Siis mulle meeldib, et me oleme tegelikult kõik loodud üksteisele toeks olema. Lihtsalt me peame leidma energeetiliselt õiged inimesed ülesse. Kas on, Merike, mõned numbrid vahel, mida vaadates sa ütled, issand? Ütle uuesti, kas on mingid numbrid, kui ma vaatan, et issand? Ja sa vaatad neid numbrid ja sa tunned, et issand, mis siin toimub? Ja armu, kadeduse ja nartsissismi numbrid ma tunnen ka korra. Mis need on? Edukus see ei ütle. Ütle palun. No te ütle, teie numbrid on ka seal. No tere hommikust. Ja ilusad pühapäeva. No ma ei tea, ise tahtsin. Ise küsin, mina ütlesin. Ei, aga siis jällegi nali naljaks, aga näiteks see, et no ma võin teie edukuse koodi vaadata. See oleks tore kuulda. Loeme kohe. Väga äge. Küll ma värinud juba tass vette. Issand, kui vahva. Ja see oli ka üks põhjus seepärast, et vaata, kui minu elus on ka mingid teatud nagu mustrid kordunud. Esiteks psühholoogiliselt me võime rääkida, et no ja sul on vaata selline värk, siis sa liimidki neid, kuule, kaua võib, ma olen väsinud, tahaks teistmoodi. Ja just läbi numbrite sa saad kohe aru vaata seda, et milline number, kuidas võib töötada, siis piisab, ei jõua praegu, peab rääkima. Ja siis on see, et te ju ka teate, isegi numbreid tajumata inimestega oled lihtsalt koos, sa saad juba aru, kas ta on plussi või miinuse pool, kas aku on tal laetud või mitte. Suht ruttu. Ja see on õige. Täpselt nii on. Aga on selliseid inimesi ka, nagu sa ütled, et sa oled mõnikord nagu selline nagu väga otsekohene. On mõnikord selliseid inimesi ka, kellele sa räägid ära selle kogu selle siis need numbrid, mis seal on, kas edukuskood, suhete koha pealt, kõik räägid ära. Ja inimene ütleb, et see ei ole absoluutselt nii ja sa oled täieliku jama ja ma ei ole valmis seda vastu võtma. Tead, mul on vahest hirmud olnud, kui ma näen inimese numbreid ja ma arvan, et ta võiks nii mulle öelda. Aga ei ole mitte keegi öelnud. Okay. Ja pluss on veel see, et ma teen nagu suulisi kliente, mitte nagu, aga teen, mis siis tähendab seda, et häälsõnumitega meil on siis suurem pakett, kuhu on nüüd mul ka septembris on nüüd järgmised kohad siis, kui keegi soovib endale. Ja siis seal tuleb ka see videovestlus meiega Zoomi teel, et see on selline nagu hõlmab rohkem tööd, inimene saab mulle tagasi rääkida, kõik muud asjad, teised on siis jällegi kirjalikud, kus lihtsalt inimene tellib, ma siis koostan talle selle kirjaliku asja ära, saadan ära ja ta teeb ise tööd. Et siis ma ei tea, tavaliselt on hästi soojad tagasisided, vahest ei räägi üldse keegi mitte midagi ja ma olen nagu super õnnelik, teate, kui palju on ka selliseid, kus ema on tellinud või isa, siis nii endale elukaaslasele kui lastele. Nagu vau, see on üks kõige ilusamaid kingitusi üldse, mida teha saab. See on meeletult suur väärtus ja väga vajalik. Sa rääkisid lastest, kas on nagu, kui sa teed lapsele näiteks selle sama sellise numeroloogia paketi, siis kas sul on võimalik paremini teda kuidagi elus nagu suunata, võib-olla vale öelda, aga mingid asju, mis tal oleksid nagu potentsiaal või tugevus, ma võin vastata panna neid valdkondi, jah.
talle rohkem ette. Ja siis on olemas täitsa siis koduleheküljel numbritekeel.ee on täitsa laste koht ka olemas. Ehk siis see, et jälle lapse sünnipäev, kuu ja aasta, kui ma saan, siis ma vaatangi ta tugevused, nõrkused, see, et kuidas ta võib midagi teha ja siis ka millised harrastused talle sobivad, siis seal ma kirjutan ka nõuanded, kuidas toetada, juhendada seda last, kasvatada, ütleme siis ikka, on ju. Et just see asi, näiteks seal ka näiteks laps, kes kuulub grupi number 1, kes on sündinud 1., 10, 19, 28, siis nemad on loomu poolest nagu direktorid. Ja siis neid tuleb kasvatada niimoodi, et kus nad rohkem õpib nagu teistega arvestama. Aga kui see, et tavaliselt nad hakkavad niimoodi, et ma ei taha, ja siis nii on, vaata. Ja siis ei ole hull, ei me ostab selle ja siis ongi juba kuningas valmis 5-aastaselt. Ja siis on see, et kes temaga kunagi abiellub, on ta siis mees või naine, on ju seal grupp number 1, kui niimoodi valesti juhendatud seda värki, siis ongi see, et siis öeldakse, et näed, võt on selline, ta lihtsalt jääb lõpus üksikuks. Sellepärast, et ta on nagu väike füürer. Jah, ja kasvab suureks füüreriks. Jaa, tal on loomu poolest juba see on sisse kodeeritud see, eriti veel kui elude number, tal satub olema number 1. Ja kui me vanematena kasvatame valesti, toidame kõike seda, mis seda vormi loob, eks? Jaa, aga me ei tea, vaata. See on ka lapse kasutusjuhend. Ülioluline tänapäeval. Absoluutselt ja tead, seda ka tellitakse päris hästi. Mulle nii meeldib see, eriti veel, mis on kihvt olnud, et kui on näiteks õde ja vend, on ju, või siis mida iganes, 2 last ja siis on küsitud ka, et kas ma teisele ka tellin. Ma ütlen, telli selles suhtes, et ma vaatan, kuidas nad omavahel nagu käivad selles suhtes, kuidas nad saavad hakkama ja ongi nii, et sealt tuleb väga hästi kõik välja. See on nii mega huvitav. See on huvitav, sest vist Oliver, kes mulle rääkis seda lugu, mainis sellise loo nimelt, kus üks laps oli nagu selline probleem oli, et ta ei saanud koolis õppimisega hakkama. Ta oli kogu aeg hästi aktiivne, tal ei sobinud see, et loen ja siis kirjutan ja kuulan õpetajat kogu aeg ja ta oli hästi aktiivne. Ja õpetajad aru ei saa, probleem on majas ja kutsuvad vanemad kooli ja räägivad, et selline probleem on, lõpuks mindigi psühholoogi juurde, pandi rohud ja asjad peale, läks mingi aasta mööda. Ma võin natuke seda juttu muuta, aga see sisu on sama. Läks aasta mööda ja siis see laps tuli mingi teade inimene. See laps pandi klassiruumi, pandi muusika mängima ja ta käis natuke ringi ja üks hetk hakkas tantsima. Ja läks veel paar aastat mööda. Ja ta tantsis nii heal tasemel, et seal oli maailma nagu kõrgel tasemel, väga kõrgel tasemel. Et see on see koht, et paneme rohud peale, aga tegelikult inimesel on hoopis teine asi ja see on see sama asi, mis sinu numbrites võib välja joosta. Ta vajab enese teostust, mitte ei vaja ravimeid ja mõistmist, suunamist. Ja üks hästi huvitav asi numeroloogias ka vaata, kuidas need energiat nagu avarduvad või avanevad, on see, et laps on näiteks kuni 9-aastaseni on ema energiates. On minult ka väga palju küsitud, kui on mingi haigus, kus kohas see pärineb ja nii edasi. Selleks, et haigusi vaadata ja üldse näiteks, miks on laps siis väga haige, siis peaks vaatama ema seda analüüsi. Siis peaks tema kaarti vaatama. Mis emal teeb, kuidas ema käitub, kus kohas tal mingid karma tehtavad või need karmavõlad töötavad, kus kohas ta nagu miinusesse jookseb, sellepärast, et laps on kuni 9-aastane ema energias ja siis ta käib läbi seda ema energiat. Eriti kui emal on siis enne seda lahkuminekut väga palju, nii nagu näiteks minulgi oli tagasi analüüsides, siis ma ka saan mingid teatud asjad nagu sain aru. 9-18 lisandub isa energia, siis tuleb vaadata siis, kui lapsel hakkab seal mingi jama. No tavaliselt on see teismiga, siis on mingi, kes on punkar, kes on hevikas, kes on neete täis, mida iganes, või kes lihtsalt vahetab sugu võib-olla seal teismeas, no normaalne. Aga siis ongi see, et ema energiale lisandus veel isa energia. Kõik on niimoodi, vau! Ja siis ongi vaja niimoodi vaadata, et kui suhetes on probleemid, siis oleks vaja avada ema ja isa need kaardid, et minna süvitsi, aidata nagu lapselt aru saada ja nii edasi. Eks siis on selline hästi huvitav. Selleni mitte keegi kunagi pole nagu tahtnud, sest analüüside tegemine ikkagi on energia, siin on vaja energiapanust, aga lapsest saab ka väga hästi vaadata, kus kohas temal nagu vanemate karmavõlad liiguvad, kuidas ema isa on nagu seotud nendega, saab kiiremini ka. Läks liiga keeruliseks. Ja see on nii põnev. Tohutult vajalik ja nii põnev. Ja kusjuures iga inimese kohta näiteks nii nagu meie, nii nagu rääkisime ka enne salvestust veel, kaamera poiss, kes ära kadus. Jah, võt tema, et no näiteks igal kuul on omad mingisugused, mida ta peab tegema detsembrikuu lapsel ja nii edasi. Issand, keegi teist oli augustis sündinud. Ja augustis lihtsalt see, et sa üle ennast ei töötaks, seepärast, et sa oled eelmistes eludes üle töötanud.
ja töönarkomaania on sul sees ja aga mis detsembris on? Detsembris oli see, et see inimene, kes on detsembris sündinud, on justkui loodud selliseks vahelüliks oma suguvõsa vahel. Mitte riiud ei ole tema pärast, aga tihtipeale temal on antud koormus need suguvõsa vahelised tülid ära klappida, ma ei tea paremini ütelda, kuidas. Ja õige, õige. Ära lahendada. Ja kusjuures ongi niimoodi, tema ongi seal keskel nagu usaldusisik detsembrikuu lastele. Aga mis juulikuu lastel on? Juuli, see on 7 või? Jah, see on 7. No kes seda teab? Seda peast ei oska öelda, on ju? Oota, ei ma mõtlen, 7. Ma ei taha niimoodi, ma tean teatuid tean väga hästi peast. No novembrit näiteks tean. Novembrit peavad olema kuulsamaks kui tema vanemad. Okay. Tuntumaks, kuulsamaks või teisele tasemele. Minu lapsed mõlemad on novembrid, ma tahaks näha. Seda midagi head tulemas. Ma ei tea, praegu ei tule veel. No, anna aega. Nali naljaks jah, aga 7-ga küll ma praegu ei tea. Keegi pidi kiiremini suusatama kui isa ja no ei, no siis see on nali jällegi, aga samas ma teen sarkastilise nalju, nii et mul ei ole kõik peas. Teatud on väga hästi peas, aga vaat kuu järgi näiteks ka sünnikaardist avaneb tegelikult, sünnipäevast avaneb 6 numbrit, kuust avaneb 6 numbrit, sinul ka näiteks see 8, sealt avaneb vaat nii palju numbreid, sealt näeb näiteks ka, et kas sa oled enesetapu teinud eelmine aasta ei ole, aga eelmises elus minul on näiteks see kood olemas täiesti ja minul selgunud hästi palju asju, miks mu elus on mingid asjad olnud, et ja nii edasi. See on nii põnev. Vaata, millise kingitusega me oleme siia ilma sündinud tegelikult. Looja on loonud kõik kaasa. Lihtsalt taha aidata ja taha näha ja näha selliseid inimesi ja kuulda ja kõik tellima ruttu sinu juurde, kõike seda õiget, et teele asuda ja elu tagasi saada. Mina ütleksin niimoodi, et isegi teate, et no teeb ju Timo, teeb ka vaata oma numeroloogiat. Eile just meil oli niisugune vestlus, et ma mõtlesin ja no leppisime kokku, et me teeme veel ühe. Et ma olen alati unistanud, et oleks veel numeroloog, kes ka numeroloogia maailmas kaevab. Temal on täiesti oma lähenemine, minul on täitsa oma lähenemine. Aga kuidas need erinevad? Ma saan aru, veel on ju, Kai Tamm on ka, eks ju. Aga kuidas see nagu varieerub? Kaiga ma selles suhtes pole veel nii palju vestelnud, kuigi ma tegin talle ettepaneku, et ta võiks ka tulla. Ta ütles, et kiiremad ajad saavad mööda, siis ma ootan väga, ma ei tea, kui Kai nüüd satub kuulama, siis kuulsid. Ma väga soovin vestelda. Temal siis lähme nüüd Timo juurde, siis Timol on Veeda astroloogia, mida tema sinna veel nagu juurde võtab. Siis mina ka astroloogiat enne uurisin, aga mul oli liiga palju sõnu seal, võõrsõnu oli liiga palju, jooksis kokku minu süsteem. Ja ka mina siis Venemaa koolkonnas, siis on 22 arkaanile toetuv. Ja siis ma sain nüüd aru, miks mul oli tõmme tarokaartide poole. Mul on tarokaardid väga hästi nagu töötasid ja ma tean neid arkaane ja siis see koolkond, kus ma nüüd õppisin, see on seotud sellega. Hetkel ma tegelen ainult selle numeroloogiaga ja astroloogiat ka nuusutan. Aeg-ajalt ma räägin videotes ka näiteks Uraanist ja nendest asjadest, eriti mis seda planeeti praegu nagu liigutavad. Seepärast, et see annab hästi palju toetust selle numeroloogiale. Issand, kas nüüd läks ja mulle meeldib see, et kuidas Timo see paugutab üldse nagu sellist veel ajalugu sinna vahele ja sellist, tal on hästi pikk elukogemus ja näiteks see, mida mina rääkisin nüüd numeroloogias, siis ka Timo ütles, et tema seda ei tea ja siis ma mõtlen, väga kihvt, hakkame kuule lahendama. See täiustab 11. Täiesti hästi huvitav oli, mulle väga meeldis. Mulle täiega meeldib see mõte, et sul ei ole konkurendid, et sul on koostööpartnerid ja isegi täpselt sama valdkonna omad. Ja ma näen, kuidas ka turunduses inimesed teevad koostööd, pakuvad ka turundust müügi mõttes, aga inimesed teevad koostööd ja neil töötab see ja see toob paremat tulu kui isegi see, et teeme üksi nurgas igaüks, oleme hullult suured konkurendid. No. Ei, mulle ka meeldib see, et Timo läheneb omamoodi ja vaata, meid ongi vaja erinevaid inimesi, seepärast, et kellegile meeldib mina, kellegile meeldib Kai ja kindlasti on veel numeroloogia, kes pole ennast praegu niimoodi avalikustanud, siis minu koolis, kus mina käisin, meid tuli Eestimaa pinnal samal hetkel oli 20 inimest. Okay. Et kust olete kõik? Peidus, nii nagu sinagi olid. Jaa, ma olin ka mingi aeg peidus, aga selles suhtes, et nad on olemas. Tallinnas on palju neid. Aga me oleme kuidagi Tallinnas. Me oleme Tallinnas. Nad on siin. Väga vahva. Aga räägime natukene sellest suhete analüüsist ka. Me rääkisime sellest natuke, aga räägime veel, et miks on oluline üldse teada seda või teha seda suhete analüüsi? Mina ütleksin niimoodi, et enne suhete analüüsige ise ennast. Siis alles. Kui te olete läbi teinud. Ma tean küll, et tahaks teada, miks te vaid niimoodi käitub.
aga miks sa nii käitud? jah, vot siit tuleb hakata endast pihta. Ma ei tea, isegi kuhu kaamerasse vaadata, et tahaks teile ütelda, et palun uurige iseennast. Päriselt. No, hakake siit pihta. Täpselt, tegelikult ju nii ongi. Iseendast algab kõik. Meie ise loome iseenda elu ja selle, mis meie kõrval toimub, teeme oma valikuid, eks. Nüüd ma näen, kus te olete kaamerast. Nüüd sa näed, jah? Nüüd olen, ma kogu aeg vaatasin siia, ma ei tea, kus kaamerad on, aga see, mis ma tahan ütelda, ei ole mehed süüdi, ei ole naised süüdi, et see suhe niimoodi ei ole, lihtsalt energiat on sellised ja teate, me ei pea olema algusest peale lõpuni koos. Mingid suhted on loodud selleks, et lihtsalt teha mingi teatud asi. Mingid suhted on ainult laste tegemiseks mõeldud. No nõme on seda küll öelda välja, aga nii on. Aga see, et miks minnakse nagu kismaga laiali, no muidugi siis sa alati kõhnud on ju muidugi hea. Aga no kes peab nagu kisaga kõhnuma, see ka nagu kihvt ei ole. Aga no saate aru küll. Ja näiteks ega siis ainult see suhe ei ole nagu mehe ja naise vaheline suhe. See ju kõik puudutab ka ettevõtlust. Ja ma just tahtsingi küsida. Ja, siis see sama 2, 6, 9, sõltub, mida sa tahad teha. Kui näiteks sa soovid, et oleks nagu ilusa longiga seotud või inimestega või näiteks, mis on maastiku, arhitektuur ja kõik muud asjad, seal on väga harmooniline see number 2 ja number 6. Need numbrid, eriti kui üks näiteks kaevab on ju, teine seal lihtsalt ütleb, et siia paneme tupsukesi, sinna paneme oblika, dididididi. Ja nüüd sina kaeva. Ja sina kaeva ja siis peab ka olema 4 ja 7 teevad tööd. 7 näeb, kui ilus kõik on. 4 rügab kogu aeg. Kas veel peab kaevama? Kaeva. No saad aru, ja kokku ongi 2. Neil on diplomaatilisus ja neil on selline kõik harmoonia on õhus. Muidugi ma ütlesin enne just 6 on ju. 6 on, jah, ütleme 2 ja 6 mõlemad sobivad väga hästi selleks. Et kui on ükskõik, mis ettevõtlust teha. Näiteks kui tahaks ka hästi palju, kus on vaja esineda. Number 2 inimestel üldse, kellel on siis, kes on sündinud 2., 11., 20. ja 29. Kõik, kes hakkavad 2-ga, 25 ja vaata, seal ongi 20 kuni 29. Kõik peavad kasutama seda kurgutsakrat. Noh, ehk siis rääkima. Mida nad tihtipeale teevad? Siin meil oli ka kaamera taga, oli üks poiss on ju sealt 2-ga hakkav. Ja siis ka, nad peavad ka rohkem rääkima, aga mida nad tahavad teha? Ei, mulle meeldib musta kanda natukene niimoodi nagu varju jääda. Ja tumeda seinaga ühte värvi olla. Mis sa räägid? Niimoodi töötab vastu enda energiat. Ja, aga siis ju hääl välja ei tule. Ja siis neil jääbki siia, kõik jookseb kokku, siis kurk valutab ja kõik muud asjad ja noh, tervist saab ka vaadata analüüsi järgi. Ongi nii. Aga kuidas ta joonistub siis või kuidas see näitab? No igati moodi joonistab, nii palju numbrid tuleb veel välja. Ma mõtlen seda, et kas seal nagu ongi, ütlebki sul ära, et sul nagu migreen, et mis need asjad nagu välja joonistuvad või? Pigem tuleb ta niimoodi välja. No kui sa meie pilti vaatad, mis sulle tundub sealt? No mul on siia kriitseldatud siis, mitte kriitseldatud, täitsa kohe niimoodi kirjutatud ja ma kasutan lastetahvlit. Nii nunnu. Jah. Toimib väga hästi. Õde andis, jah. Ja siis ta ütles, et poes pidi olema suurem tahvel ka, aga võtta ei leidnud. Kes teab, siis kirjutage siia video alla, kus saab sellise hea. Vaata edukuse kood, kui ma teen nüüd 5 numbrit sellest teie sünnipäevast 6 aastast, siis viimane number seal viitab ja kes tahab oma edukuse numbrit teada, siis numbrittekeel.ee avalehe sinna scrollite lõppu, siis seal on. Okay. Sealt saab lahendada ja arvutada, selle õigemini seal arvutab välja ja siis YouTube'i kanalil numbrittekeel.ee. Saab vaadata. Ja kuulake, ma räägin hästi palju sellest, et ma ei hakka seda kõike praegu rääkima, kuidas seda numbreid luua ja siit siis viimane number, sinul Kertu näiteks number 1, viimane number ja Evelinil on siis number 7. Võt, mis nüüd number 1 tähendab, nüüd ma küll mõtlen natukene, et ma välja ei mõtle, no, et ma ei luuleta. Et ma ei luuleta, tegelikult tead, mis seda enne 1 peab olema üks teine number, mitte number 1. Okei, ma jätan sulle vastuse võlgu. Sina, jaa, ma võin pärast seda sulle ütelda. Aga Eveliniga meil on täpselt sama lõpuosa. Ma võin ütelda edukuse koodi niimoodi kõvasti välja. Sest kes teab, see teab, vaata, ütleme niimoodi. Teate, kunagi oli üks teismeliste üks ajakiri, ma ei tea, mitte Sirp, aga mingi selline. Olen kuulnud, jah. Ja mingid sellised ka siis kirjutati ju seal, et kes teab, see teab, vaata või tätata, siis mõtled, issand jumal, mis ma siin tean, midagi ma ei tea. Ütle, mis sul on. Ja. Ehk siis Evelinil on siis 4, 6, 7, 8, 7. Ma ei hakka teile niimoodi näitama, sest siin on liiga palju materjali praegu siin noorte kohta. Ja võt, kui ma nüüd sinu seda vaatan, seda edukuse koodi, tead, kui käsi läheb pikaks, siis lugemisprille on vaja. Tead seda märki või? Ma veel ei kasuta, aga hakkab sinna vaikselt kiskuma. Öeldakse, et kui kinga numberist läheb vanus suuremaks, et siis peab hakkama sinna prillipoe juurde minema. Jaa, ma mäletan ka, laps ükskord jooksis, ma ei tea, siit on vist 2 aastat, vaata, muudan teemat.
jah, et siis ka jooksid, emme, mul on pind, ma tulen, kus kohas? Mul üks käe eemale, mul on prille vaja. Ja, aga sinu koodi järgi 46787 oli niimoodi, jah. Sul on naiselik number 6 täielikult olemas. Ehk siis sinu sõhkubki hästi palju naiselikust, see tuleb juunikuust. Aga sinu sees on väga palju maskuliinsust. 4 ja 8 on turvatunne, sul on väga hea vaiska tegelikult raha suhtes, aga 8 viitab elude number, meil on sama. Ja mis see tähendab, meie raha energia liigub tegelikult läbi vaimsuse. Ja oled kindlasti ka tähele pannud, et kui sa just teed nagu tööd, kus on vaja, ütleme nagu raha pärast või palga pärast, umbes see, et lähed tööle, mis sulle ei meeldi, hommikul pead olema seal, õhtul nagu tagasi, vot siis saad aru, nagu raha tuleb, raha läheb, nagu üldse ei jää nagu püsima. Vot see on selline märk, sest näiteks sina energia poolest number 4, mina näiteks number 7, me oleme hästi sarnased, me oleme sellised nagu, räägin meie, sina ka number 4, jah, et me sobime sellised projektitööks, et selline siit sealt, et meil oleks vabadus, meil ei tohi olla piirangut ja kui me ei tea, millal see asi ära lõpeb, näiteks täna ka, nüüd vestleme, aga kui me ei teaks, millal see podcast ära lõpeb, nagu siis hakkad küll vaikselt mõelda kella vaatama. Siin, jäingi vahele, jah. No vot, et aga meil on vaja sellist, et me teame, millal see ära lõpeb. Pool tundi veel jaksate. Ja, ja et siis sinul näitab, et sul on väga jalad maas, sul on küll naiselikkust ja suhetes sa oled ka pigem selline tüüp, kes arvatavasti tahab, et kõik oleks kontrolli all. Naiselikkust pead veel rohkem endale õppima. See, et sa välimuselt välja paistad hästi naiselik, ei tähenda seda, et sa seesmiselt oled väga naiselik. Seesmiselt on aeg-ajalt püksid jalas. Aga mis on sinu jaoks üldse naiselik? Mina ütleksin siis, kui näiteks edukuse koodis rohkem 2 ja 6. Naisele on see hea, mehele see ei ole hea. Okay. No ega siis see ei tähenda, et see mees on paha, kui tal need on. Need on ikkagi sisse kodeeritud, on ju. Lihtsalt see, et kui mehel on 2 ja sul on 1-2 näiteks seal sees, aga see ei tähenda, et sa paha oled. Ja see sõltub, kus kohas ta on. Et kas ma nüüd hüppan edasi? Sina oled hästi liikuv, sa pead asukohta vahetama, oledki vahetanud arvatavasti ja sa tekitad ka aeg-ajalt endas, ütleme, see 7, sul on 2 7, mul on 3 7. See viitabki sellele, et sa arened siis, kui sa liigud ja seda asukohtasid vahetad. Täpselt nii on. Ja sa oled ka eelmistes eludes arvatavasti kogenud, ja mis on siia ka kandunud, on sellised kriisiolukordasid, kus on vahepeal, mis ma ütlen, enda najal, kuna mul on ka 7 ja 8, mul on sellised perioodi olnud, kus raha ei ole piisanud, kus on olnud olukordi, eks sa siis saad ise mõelda, sa ei pea ütlema, on ju. Minul on olnud, kus lihtsalt parim enne möödas või kõlblik kuni on olnud ikka väga pikk periood, kui ma olen seda vaadanud. Ma olen täiesti sinuga ühel nõul. Et elus need etapid on kõik, mida numbrikesed räägivad, kõik on olnud. Sest meil on lõpuosa sama, nii et ei ole hullu, me lubasime, et nutma ei hakka. Täis lauluga edasi. Ja, aga see on kõik meil juba tuleb eelmistest eludest, me pidimegi selle läbi kogema, me tulime seda veel kord läbi tegema, sest ka lõpposa viitab sellele, et meil on sinuga ühed numbrid seal samad, mis tähendab seda, et me peame olema siirad sellised, nagu me oleme ja meil on kaassõltuvus, meil on tohutult, kaassõltuvus sellest, et aeg-ajalt perioodiliselt ka me oleme sõltunud teiste inimeste arvamusest, ei ole julenud nagu enda arvamust välja ütelda. Võt sinult ma nii palju ei tea, sest meil kuna siis Eveliniga läheb meil lõpp lihtsalt sarnaseks. Sinu edukuse koodis seda ma niimoodi kohe ei näe läbi, ma pean avama. Nii nagu me vestlesime ka teiega seal magusalt, on ju. Ja sinust piisab küll. Ma Kerti vaadata pärast veel. Kas selle, ma tahtsin küsida just selle külluse poole pealt, külluse number on 888, kui ma ei eksi või üldse 8? Kui üldse, kui 8 on edukuse koodis, siis on juba kõik kokki-tokki. Sul on. Aga ma tahtsin küsida seda, kas sa oled vaatanud näiteks, ma ei tea, Steve Jobsi või Jeff Bezost, et nende numbreid, et millised nendel on või näiteks Elon Muski oma. Ja, Elon Muskil on selles suhtes vaata. Sa oled vähe vaadanud minu kanalit. No anna mulle andeks, ma pean parandama ennast. Ma räägin poiss, et see üks tagumine kord. Just. Ja, sest on 28 number, ma ei mäleta, ma ütlen päris ausalt, mul need Elon Musk kas oli see, kes Tesla tegi? Ja vot, niimoodi ma seostan ära. Et kui mulle numbrid anda ja natukene mulle aega, et ma saan arvutada, Elon Muskil tuli 28 kuskil välja. Kas ta oli sündinud 28 või? Ma ei tea, mis kuupäevad. Ma lihtsalt huvitav oli teada, et äkki sa oled nende pealt ka nagu vaatanud. Ma analüüsisin, ma tegin kohe niimoodi ühe video, vaadake numbrite keeles 3 kuulsusest, üks oli see Elon Musk seal. Ja vaatasin ja siis on mul ka karma numbrid. On hästi kihvte videoid, kus korras saategi niimoodi kokku liita sünnipäev ja kuu. Sellised raha
numbrid, kui tulevad välja, on 28 ja 10. 10 on alati see, et universumi tugi on teil olemas. Oi, ma punitasin, ma otsisin nii kaua, kui ma leidsin 28 endale üles, ma mõtlesin, jess. Aga 28 on ka see väga tugev karmanumber, trigerdaja sinu sees. Nii nagu see duaalsus oli, ei ole head ilma halvata. On olemas, kõik, mis tahad, kõik saad. Lihtsalt hästi kaua peab endas otsima, ikkagi matemaatiliselt ja siis leiab. Teatud muidugi numbrid ikkagi ei ole kõikidel. Näiteks siis minu sünnikaardis, ma tean seda, ma hullult nagu mõtlesin, et tahaks seda 18 saada. 18, mina nimetan seda, see on tegelikult nagu vahva number, kes on sünninud 18-tel päeval. See on nagu Harry Potteri võlukepikene. Nad saavad kõik oma elus, mida nad tahavad, aga nad tihtipeale ei usu sellesse. Sina ka, kes sa praegu vaatad, mõtled, mul on 18, miks mul ei õnnestu? Seepärast, et sa lihtsalt ei usu sellesse ja see, mida nad ei viitsi teha, tavaliselt on üles kirjutada. Lihtsalt tegelikult, aga meil kõigil on teised numbrid. Tasub pöörduda mu poole, otsime üles veel 20, 22 ja seal on veel mingisuguseid numbreid. Jah, selles suhtes, et on alati, mille peale saab nagu üles töötada. Aga 18 päeva lihtsalt, kui on sünninud, siis on nagu kõik väga hästi ja kõik väga pahasti ka, kui oled miinuses. Läks keeruliseks või? Ei läinud, aga ma võib-olla siinkohal ütlekski seda, et me Merikesega rääkisime ja tänase podcasti poolt on meil anda ära ka sooduskood Hingede podcast 20, kui tellite siis Merikese käest konsultatsiooni, seal on erinevad paketid, et sealt saab valida ja me annaks ära ka ühe tasuta konsultatsiooni kõigile, kes panevad Merikesele subscribe ja meie Hingede podcasti kontole, et keda huvitab see teema ja kes tahab iseendast paremini aru saada, oma suhtest võib-olla paremini aru saada ja lastele nagu toeks olla läbi nende numbrite, siis kindlasti see võimalus on olemas. Ja kui ma ei eksi, see tasuta äraandmine oli see üks pakett, kus oli kirjalik ja siis oli minu videokohtumine. Ja videokohtumine oli ka. Ja siis oli selline pakett, te leiate selle üles, kus on ainult puhtalt kirjalik analüüs pluss siis minu videokohtumine sinna juurde, see oli tasuta. Ja siis see -20 eurot oli siis paketi pealt ja see Hingede podcast. Ja Hingede podcast on siis see märksõna ja see kehtis siis maikuu jooksul. Jah, maikuu lõpuni siis. Ja, just. Mega põnev pakkumine. Ja. Kiirustage. Jah, selles suhtes, et tehke kas või see broneering ära maikuus. Ja. Aitäh selle eest, selle võimaluse eest, me saame aidata võimalikult palju inimesi. Absoluutselt. Mingil inimesel on võib-olla natukene vaja ja ta saab minema. Me kunagi ei tea, kui väikesest sinu öeldust juba piisab, et inimene saaks astuda järgmise sammu. Keegi just praegu kuuleb ja on elus sellises perioodis ja mõtleme kõik koos, kui oluline kingitus see on, kui suur väärtus. Ta otsib iseennast ja ta ei saa aru, miks ta elus kõik kordub. Miks ta täpselt selline on, nagu ta on. Ja nüüd ta kuuleb ja sellest saab ta suurt abi. See on nii oluline. Ja siis see on ka, teate, kui palju on tasuta informatsiooni mu kanalil juba olemas. Tegelikult. Ja siis see numbrid tegelikult, ma olen seda üle aasta teinud ja mis on minu jaoks hästi märkimisväärne, siis 3 naist on endale ise praktiliselt selle sünnikaardi valmis ehitanud, ilma et ma oleksin välja öelnud selle. Saatsid mulle, ütlesin, ma olen nii palju su kanalit jälginud, juba kõik numbrid seal välja arvutanud ja sellised numbrid ka, millest ma üldse kunagi mitte kellegi ei räägi, nad juba said selle, ehk siis Hingede numbrid, mis seal on siis 3 numbrit seal lõpus. Nii et au ja kuulsus teile 3 naisele. Vau, tublid tüdrukud. Väga tublid tüdrukud, selles mõtlen appi, kust te täpselt lihtsalt kuulame sinu videosid, õigemini kuulan sinu videod, kõik erineval ajal siis kirjutasid mulle. Nii et tegelikult kõik info on seal ka olemas, nii et saladuskattar, minge aga kuulake. Ma siinkohal küsiks, et kas sul on endal mingi lugu rääkida selle koha pealt, et keegi, kes sinu käest tellis, sa rääkisid talle ära ja peale seda tal nagu elus midagi olulist muutus või läks tohutult hästi ja ta andis sulle tagasisidet selle kohta? Ja tead, ma saingi oma vanemalt pojalt hästi hea idee, et miks ma ei küsi tagasisidesid inimeste käest. Lihtsalt nii tagasihoidlikult ja ausalt, ega ma mingi kõva müügimees, naine ei ole niimoodi, et ma saaksin, vaat nii tagasiside, aga nüüd on küll välja tulnud ja on koduleheküljel ka on tagasisidesid palju ja siis tegime videod ka 2 või 3 naisega, ma enam ei mäleta. No mis on juhtunud? Üks on hakanud laulma ja ta teadis selles suhtes seda ise ka, aga kartis. Üks on kirjutama hakanud, üks tegi oma kaardipakki ja vot sellised asju on välja tulnud. Ja siis muidugi lahkuminekuid ka. See on siuke creepy teema, mis sulle istub. Selles ma olen meisterlahutaja, sellepärast tõsiselt ka, kui ma näen ikkagi numbrid ei tööta. Mitte sellepärast, et nii nagu ma ütlesingi, et mitte ma ei vihka inimesi, lihtsalt säästke aega.
igaühe jaoks on kuskil keegi. Ja, et just sellised asjad, mis on seotud kurgutsakraga, need, kellel on number 2 palju või 20 palju. Sinul on kusjuures keskmine number on number 2 edukuse koodis, ehk siis see viitab ka sellele, et nagu rääkima pead ja sa teed ka seda. Et sa pead rohkem nagu esinema ja pildis olema. 2 on selline ja vot siis nende 2-dega ongi, kui see on näiteks edukuse koodis keskel või nad on sündinud number 2-ga algavalt või on siis edukuse koodi 4. numbrid ehk siis elude number 2, võt siis nemad nagu kardavad, ei taha nagu välja tulla või ei taha rääkida ja siis nad saavad seest aru küll siit, et nad peavad seda tegema. Aga mingi plokk on justkui ees. Aga huvitav on see, et ju on väga palju inimesi, kes ei vaata neid numbreid ja nad ometigi saavad ju, kui miski toob neid kokku 2 inimest. Ja siis nad üks hetk satuvad sinu nagu teele ja vaatavad numbrid ei klapi. Aga ma mõtlen, et miks need inimesed siis kokku satuvad? Mingi siuke sisetunne või mingi tunne peab olema, et see inimene mulle tollel hetkel sümpatiseerib. Ja siis on ju saatuse näiteks partnerid, siis on karma partnerid ja sellised suhted on olemas, kus on juba sisse kodeeritud eelmistes eludes. Me oleme olnud kas koos elukaaslased, sugulased või me oleme mingit projekti koos teinud. Meie näiteks ka elukaaslasega, siis me eriti nendel, kellel on elude numbrid, samad numbrid. Meil on mõlemal 8. Vahet ei ole, kui teil on ükskõik mis sama number. Ja siis hästi kiiresti toimub match, hästi kähku saad aru, tema on soomlane, mina olen eestlane, on ju. Aga sa aru, räägid, mõtlen, täitsa pekkis, ma tunnen sind nagu. No ise mõtlen kogu aeg seda ja siis lõpuks, kui ma sain ka aru, et me olemegi olnud eelmistes eludes saatuse kaaslased, me oleme teinud mingid samad protseduurid nagu koos läbi elanud, lihtsalt nüüd me sündisime teises kehastuses, on ju, ja erinevates riikides ja siis saad aru, miks ma pidin tulema Soome. Siin on vahele sattunud 2 lahkuminekut, on ju, veel siin Soome maa pinnal, aga selleks, et ma pidin temaga kokku saama. Vaata, kui huvitav. Selle õige oma inimesega. Ja kusjuures see ka nii huvitav, mis näiteks meil on, siis temal on olnud ka teatud ports lahkuminekuid, minul on sama ports lahkuminekuid. Meil on täpselt samad kogemused. Tema on ettevõtja, mina olen ettevõtja. Vaata, kus on sarnastused. Ja see on kõik sätitud niimoodi, seepärast, et kui ma analüüsisin teda ja ennast, siis ju kõik viib Rooma. Ega siis see ei tähenda, et kõik on ideaalne. Vahest on kärtse-pürtsu ka. Aga jaa, selles suhtes, et aga see on väga hästi on kõik sisse kodeeritud. Samamoodi näiteks see, kuidas sa ütlesidki, inimesed hakkavad nagu paari suhtesse või koostööpartneriks ilma, et nad teavad numeroloogiast midagi, astroloogiast midagi, neil toimub see nagu tõmme. Siis ongi lihtsalt see, et võtke astroloogiline kaart, numeroloogiline või human design. Ma ei tea, kas human designis vist tuleb see välja. Aga see tuleb kuskilt välja, siis saad korra, et vot sellepärast pidimegi hakkama, et nii läkski. Või te saate lihtsalt oma sünnipäevade kokkuliitmise number 2 või number 6. 2-ga kõige rohkem tekib see kohe hästi kiire match, hästi kähku kolitakse kokku. Kähku. Väga põnev. Tahad küsida? Jah. Küsi. Mul on ka. Ja aitäh. 2 küsimust. Nii, esimene küsimus pulmade kohta, kui inimesed hakkavad planeerima oma saatust. Kas numeroloogiaga saame seda paremat kuupäeva paika panna, et nende 2 hinge ühtset elu teed korrastada. Ja teine küsimus on seal kõrval, kui me sureme, siis kas me peaksime valima päeva? Kuni meid sinna alla pannakse. Jeesus, Maria, ma võtan lonks vett. Minu arust need on nagu mõlemad väga vajalikud asjad, sellepärast, et siia sündimine on aeg ülevalt poolt määratud, me teame kõik. Ja kui me siit ära läheme, oleks ka ju hea, kus me saame aru sellest vaimse maailma sügavusest ehk rohkem, et me oskame ka siit ära saata oma lähedasi, need õigemad kuupäevad, kui me saame neid valida ja tuhastamisel ja matmisel, et issand, Evelin, kuule, vaata, nüüd on selline koht. See esimene küsimus oli täitsa Nichivoon. Aga vasta esimesele kõigepealt ja siis vaatame. Ma alustan tagumisest, sellele on kiire vastus. Nii. Esiteks see, et teate, koolis me õppisime küll mitte lõplikult välja, siis kui on nagu finito, aga lihtsalt õpetaja ütleski seda, mulle väga meeldis, et seda me ei arvuta, seda me ei ütle. Ja ma unustasin selle ära ja ma ei tahtnud, kui ma näen oma sünnikaartiga, ma ei taha. Kuigi mul on 2 hästi lähedast inimest ära surnud ja teate, päriselt ma vaatasin küll. Okay. Ma tahtsin teada, mis numbrid trigeldavad, aga mõlematel olid need numbrid täiesti teistsugused, erinevad, ei olnud üks asi.
no näiteks, kui tuleb sünnikaardist välja üks konkreetne number, mis viitab selle, et sa oled teinud eelmistes eludes kuskil oled teinud enesetapu, mul on see olemas. See on 13. Ja see tähendab seda, et sul on olnud elus teatud olukordasid või siis need, kes on sündinud 13, nad, et on olnud kuskil kriitilises hetkes, kus nad on kas tahtnud endalt elu ära võtta või siis neil on olnud niimoodi, et kogemata nagu vedas, nagu praegu oleks küll nagu saad aru, no võt selline situatsioon. Mina küll tahtsin ennast ära tappa, seepärast, et ma ei osanud soki kanda koduda. Saad aru ja niimoodi nagu hoidsin nuga, no ei lähe läbi, hakkas ennast kahju ka ja mul on 13 jookseb sealt kohe skeemine välja. Selles elus siis? Selles elus tahtsin ära köögitoas ja köögis ja ma nii hästi mäletan, ainult seepärast, et soki kanda ei tahtnud, ei osanud kududa, saad aru, kartsin. Noh, mis ju tapmine oleks aidanud ja nii, eks siis ei tea, vastus on selline, aga vot, kes on 13. päeval sündinud või kui te eluteenumbri liidate kokku, ehk siis sünnipäev, kuu ja aasta ja siis tuleb see kokku enne 4 tuleb siis 13, võt nendel ka, noh, võite siia kommenteerida kuhugi alla, et kas on sellised juhtumeid olnud. Aga ma mõtlen korra selle peale, et kui me räägime sellest samast 13 ja eelmistest eludes, et kui sa selles elusse uuesti sünnid, on ju, ja sul on see, sa näed seda numeroloogia kaarti, seal jookseb 13 välja, siis millegi pärast on sul selline sama situatsioon, kui sa ütled, et sul on nuga käes ja tahaks sissepoole suruda seda, et miks see situatsioon on, siis tekib mul küsimus. Seepärast, et ei saa iseendast aru, iseenda energiatega ei saa aru ja siis see keskkond, kus sa siis kasvad, vaata, nüüd tuleme laste juurde tagasi, sest ega ei saa süüdistada ju oma vanemaid, seepärast, et me ise valime vanemaid, kuhu me tuleme. Vastavalt selle oma eelmiste elude kogemustega me tuleme siia neid läbi töötama, et teha endast parem versioon ja selleks me valime ise kõrgemalt poolt vanemad, hinge tasandil me sõlmisime kokkuleppe, võtame vanemate karmavõlad, mida me hakkame ka läbi töötama selleks, et enda karmavõlad läbi töötada. Teate, see on nagu seaduse mõõtmise seadus, nagu niimoodi ja siis, aga mida me teeme üldjuhul, siis me ju süüdistame vanemaid, eks ju, mingi maani. Aga tegelikult me ise valime need ja siis ongi see, et kus tekib nagu lühisüsteem ei tööta ja see, et ma mäletan, see on see, et minu alateadus mäletab, et ma kunagi tegin enesetappu ja niimoodi sai kiiresti nagu minema. Soki kanda koduda ei oska, mõtlesin, tõmban udu, ei läinud nuga läbi, sellepärast, et minuga olid kõrgemad plaanid siin. No saate aru, see on selles suhtes, see on nagu nii lapsik, aga võt see kõik peab toimuma selleks, et kuna ma olen 16 päeval sündinud ka ja 16 ja 13 ma ütleksin niimoodi, siis see numeroloogia, kus mina olen õppinud, siis nemad on kõige rohkem sellised üles-alla. No näiteks 16 ju tarokaartides on ta ju torn ja 13 on surm. Ehk siis need ei ole pahad iseenesest, aga nende sees toimub ATH-ks nimetatakse ka neid. No normaalne. Jah, mõte jookseb kogu aeg, vaadake mu metsa jalutusvideoid. Kord on oblikas, kord on 3 tüdrukut ja siis ma räägin numbritest. Ja siis kogu aeg vaata, lennuk. No see on meie Merike. Ja, see on normaalne, kõik jookseb. Ja siis ongi need asjad juhtuvadki, sellepärast, et mingid, ma ei tea, kas vastasin küsimusele, äkki enam-vähem. Vastasid, aga tead, ma tahaks karma kohta küsida. Vaata, me iga inimene, meil on just, kui ma olen seda nii palju rääkinud, meil on inimestena antud keel ja siis on meil antud mingid mõisted, aga me mõistame neid asju väga erinevalt, sest see taust on erinev, kus me tuleme. Mis sinu jaoks tähendab karma? Karma on see, et see elukogemused, mis me oleme eelmistes eludest saanud ja karma on see, et me tuleme seda läbi elama, töötlema uuesti. Ma ei tea, kas see sai hea vastuse, aga vaata, sealt tuleb välja väga hästi numeroloogiliselt need meie eelmiste elude kogemused ja need õppetunnid, mida me saame vanematelt, ehk siis isa suguvõsast, ema suguvõsast karma õppetunnid, suguvõsa karma õppetunnid, aga need me ise valime enne kui me tuleme füüsilisse kehasse, me ise võtame selle suguvõsa, need vanemad ja see karma on siis umbes see, et see on nagu koolis keskas on eksamid, vaata, et läbi teha. See kõik toimub 25-30 aasta vahel hakkab see protsess käima. Eriti kellel on 10, kes on 10. päeval sündinud oktoobris, no nendel on kõige lihtsam. Või siis liidavad jälle kokku sünnipäev 6 aasta, siis kui sa oled kella 1, siis kui sa oled number 1, siis tuleb ka võib-olla enne tuleb 10 või siis sünnikaardis, kui leiad. Siis on see, et selline head läbi sai. Selline nagu, mis on Ameerika mäed üles alla.
ja sellel perioodil on kõige rohkem nagu selliseid, teate küll, selliseid lahkuminekuid, suhted, lapsed, rahalised probleemid, see mahub ajaliselt sinna sisse ja see on siis, kui me kõige aktiivsemalt töötame läbi neid eelmiste elude kogemusi. Karma on siis eksami nimi. Aga tajud sa ka, et näiteks täna need lapsed, kes sünnivad, et neil on natuke nagu kergem see karma kui eelmisel nagu põlvkonnal? Tead, ma ütleksin niimoodi, kui ma vaatan sünnipäeva, kuud ja aastat, meie oleme 1900 sündinud, sina ka, jah? Ei, see 2000, assassas, on see väike liblikas. Välja valitud. Kuidas sa niimoodi sihtisid? Iga vaatasin, mõtlesin, et jaa, 2000 on hoopis teine testteed. Selles suhtes, et meie olemegi number 1-ga hakkavad, vaata. Meil on veel 19, nüüd ma räägin ka meist, vaata. Ja enne kui ma sinuni jõuan. 19 on selline nagu päikse superinimese sellised võimsad võimed, mitte võimed, aga vajadused, samamoodi ka egoismi on meil piisavalt palju. 2000 aastat, minu noorem poeg on 2000 aastaga, mitte 2000 aasta just, aga sündinud siis 2-ga algav, siis teie olete sellised, just see kulgutsakra, hästi diplomaatilised. Teil on 3. kõrv, teil on 3. silm. Teil on tundlad püsti. Sa tajud maailma hoopis teistmoodi. Juba see, et muidugi su sünnipäev ka viitab, ütleme ainult puhas päev, aga teil on aasta teistsugune ja see, et kuna sul on 3 nulli, siis on see, et kas sa oled hästi vaikne kui hiir, sa ei räägi üldse mitte midagi välja ja nullid võimendavad seda. Või siis on see, et kui sa saad nagu täiega poweri alla, sa pead olema nagu esineja. Siis suu üldse kinni ei seisa. Ja siis 3 nulli annavad selle tohutult võimsust. Erike Kallis, nüüd on juba näha seda. On jah? No kas ema ei saagi ju sõna? No palun, ega ma ei tea. Ei, mulle väga sobib. Ema räägib pärast. Ema räägib pärast. Just. Me oleme lühikese jutumehed. Just. Me räägime kähku 2 sõna valmis. Jah, et siis sina selles suhtes peaksid ka rohkem esinema, sellepärast, et kuna ma tegin ühe kursuse, kuidas saada teada ametite kohta kõige paremini. Nüüd kodulehekülje pealt varsti saate seda vaadata. Klubilised juba näevad seda. YouTube'i klubilisus, kes on, kes teab, see teab. Jah, et seal on siis ametite kohta, et kuidas seda siis arvutada, aga sinul on kohe kindlasti sa pead esinema. Laulda oskad või? Laul on perekonna nimi, aga laulda ei oska. No sellega on ka väga hästi pandud siis. Aga põhimõtteliselt esineda, ükskõik mis vormis, nii nagu sa praegu teed seda. Jah. Nii et sul on oma rida. Sina ju kirjutasid mulle, mitte ema, on ju? Ja meil on selline tööjaotus on paigas, et mina suhtlen inimestega. Õigemini, jah. Ja ema suhtleb kohapeal inimestega. Jah, just. Jah. Pulmapäev, siis see pulmapäeva mina ütleksin niimoodi, et vaata, sellega on ka rehnut. Seal on natuke suurem rehnut, selles suhtes, et see, kuidas mina seda räägin, ma pean äkki näitama seda. Aga seal on nagu nii, et ongi, et sa pead suhtanalüüsi kõigepealt tegema ja siis vaatama seda pulmapäeva. No kõigepealt peab muidugi alustama sellest. Et sa ei saa nagu... Pulmapäevaga mina ütleksin sama nagu kas teha lotot või mitte. See on sama vaadata, kas läheb hästi või ei lähe hästi. Seal on vaja lihtsalt liita kokku oma sünnipäev, kuu ja aasta, siis on vaadata, hakata, see on natuke selline suurem töö. Teate, kirjutage mulle või kuulake, mul on teatud videod selle jaoks olemas, minge vaadake, siis näiteks minu meelest oli kas tähtis päev või ettevõtte loomise päev vist või mingi sellist asja ma teen või millal osaleda või võita lotos või mul on midagi sellega seotud, skeem on kõigil sama, kuidas arutada. Mina ise lotot ei mängi, seepärast mul kuidagi ei ole. Tead, kõigepealt seal peab olema nagu usku ka ja meest peate armastama või naist peate armastama enne, et abielluda. Õige. Numbrid ei saa ainult kinnitada. Muidu te asjad jantida. Väga õige. Mis siis ikka? On veel midagi või? See on lihtsalt huvitav, ma mõtlen. Mina ise ka lotot ei mängi ja ma ei tunne seda vajadust. Ma olen alati hinnanud inimesi, kes teevad oma tööd südamega ja teenivad seeläbi enda raha, sest meil käis Seedrit külas Janno ja Siret ja Janno ütles üli hästi, et see sülle kukkunud õnn, see on üürike. Et ma usun hästi sellesse, ma ütlen, ma olen nii valus on vaadata neid inimesi, kes ootavad oma lähedaste surma, et siis saaks päranduseks midagi endale. Et kallid inimesed, teil on omal pea otsast, teil on 2 kätt, jalad töötavad. Mul endal on vend ratastoolis, sa näed, et tema ei saa kõiki neid asju teha. Et kui sul on olemas kõik need asjad, siis miks sa kurdad või ootad kelleltki teiselt seda, mida sa saaksid ise teha. Ja väga paljuski inimesed lihtsalt ei usu endasse. Et see usk tuleb nagu üles leida.
väga kuldsed sõnad, Kristjan. Ma tänan. on jah, see on veel kuidagi nii huvitav praegu päevakorras, eriti aprillikuu on toonud energeetiliselt hästi palju inimestele just sellised just need viimased laused, mida sa praegu rääkisid. Mis ma rääkisin? Sedasama, et oodatakse päranduselt midagi, oodatakse seda, et umbes ema peab või isa peab, mida iganes või riik peab, tööandja peab, mitte keegi kellelegi midagi ei pea, te peate iseendale. Just see aprillikuu energiliselt oli üldse 4. kuu, mis ma rääkisin enne number 4, mitte see, et kes see kuulub ka neile, kes on sündinud kas number 4 päeval või 13, 22, 31, aga siis, kui on miinuses ja see, mis sina räägid ka, on inimesed, kes on miinuses, kes on negatiivsemad, on ju. Ega siis kõik ei oota, millal ema-isa ära surevad, on ju, et saada pärandust või siis vanaemad saaks kuldhambad suust välja sikutada. See on nii huvitavalt aktuaalne, sellepärast et mul on tulnud kirju sellel kuul nagu sellelaadseid ja just nii, nagu ma ütlesin, ka aprillikuus on palju näiteks töölt lahku ära mindud, lahutusi on palju olnud, peretülisid on palju, just see number 4 energia. Kellel on isiklik aastaenergia number 4, siis nendel eriti siis hoidke kõrvad kikkis, kui on asjad, mis on hakanud juba nagu lagunema, siis lihtsalt see on selline vundamendi ehitamise aeg või siis ongi vaja siis ütelda, et aitäh, et oli tore. Üks asi, millest ma tahtsin veel rääkida, on sellised rahalised kriisid, et inimesed satuvad täiesti paanikasse, kui üks hetk on neil selline juhus, et kas nad on nullis või on nende konto miinus 50 000. Nad lähevad täiesti hullu, võib-olla langevad täielikku depressiooni isegi. Aga mul üks tark naine kunagi ütles, hästi kuldsed sõnad, et vaata, see on kõige olulisem koht, ükskõik kas on su äri või lihtsalt sa töötad kuskil on täiesti miinuses, et kas sa siis suudad ka rahulikuks jääda, kas sa suudad oma mõttetöö jätta täiesti konstantselt rahulikuks ja hakata seda probleemi lahendama või sa kaodki täielikult kaosesse ja tõmbad teki üle pea seda maailmast mitte midagi kuulda, kõik on minuga juhtunud, on ju. Et see on üks äraõppimise koht selles samas kohas, kus inimestel on raske. Ja mina ütlen, et igal raskusel on olemas väljapääs. Ma lihtsalt omast kogemusest näen seda. Ja kui sa hakkad tegema õigeid asju, mis sulle endale loodud, siis hakkavad lihtsalt mingid asjad ka juhtuma. Aga sa pead ise ka nagu tegutsema, sa ei saa jääda lihtsalt ootama, et kuna mulle kõik sülle ka nagu kukub. Mul tekkis mitu mõtet selle peale. Esiteks numeroloogiliselt saab vaadata, mis amet sulle sobib. Siis saab vaadata elude numbrid, kuidas see toetab, siis on hingetee missioon 3 numbriga. Ja nii hästi tuleb sealt välja. Siis ongi see inimese nagu enda asi, kas ta kasutab seda või mitte. Kas ta usub endasse või mitte. Ja inimestel on tegelikult 3 sellist võtmevanust, mis trigerdavad ja mis tavaliselt viitavad sellele, kas sa oled õigel teel või mitte. Ehk siis on 25, 35, 45. Ja neid võib nimetada siis kesk- ja kriisiks seal 33 või minul oli 33. Tegelikult universum siis andis märku, et vale suund on. Navigaator läks sassi. Ja siis ei teadnud, ma ei oska navigaatorit kasutada. Aga saad aru, nagu see juhatab kogu aeg meid niimoodi ja näiteks see, mis sina rääkisid ka, väga tark naine, siis mulle meeldivad need mentorid, coachid, psühholoogid, kõik, kes nad on, inimeste abistajad, toetajad. Teate, kui kihvt on see, et kui sa oskad tükikene astroloogiat või numeroloogiat, kui sa võtad selle inimese, näiteks seesama, kui on nüüd miinus 50 000, mõni jooksebki kokku ja ta ei tule sealt kunagi välja. Seepärast, kui ma näen, et ta sees on palju 2 ja 9, siis on 2 varianti, kas jookseb kokku või läheb hulluks või ta ronib hästi kähku sealt välja. Aga pigem siis, lihtsalt millegi pärast praegu tulid need numbrid mul. Näiteks ütleme grupp number 4, kes siis on sündinud 4, 13, 22, 31 ja 7, 16 ja 25, väga kähku. No isegi, kes ütleme kähku, nõksukene mõtlevad ja hakkavad kähku välja rabelema. Üldse grupp number 7 ei tekita üldse paanikat. Vaatad tuima näoga, juba skeem töötab. Juba pea lõikadeks. Titanicu hukust me oleksime kõik välja rabelenud. Ma arvan, need, kes ellu jäid, olid kõik grupp number 7 elude numbriga 7. Hästi kiiresti reageerivad, kusjuures 4 ka. Elude number 4 ka. Miks ma neid räägin? Vaata, siis siin ongi väga hea näiteks lähenemine numeroloogiliselt. Sa saad aru, kuidas läheneda inimesele, et on igasugused erinevaid tehnikaid, mida kasutavad need coachid, mentorid ja psühholoogid. Aga siis sa näed, et okei, nüüd kasutan seda, kiirendada protsessi, kuidas inimest kiiremini aidata. Sest nii lihtne on niimoodi.
tegelikult nii lihtne on välja tulla sellest kriisist, kui sa vaid tahad. Ja no siis see tahtmine ongi juba see, et kui sa oskad vaata nõuandjana anda talle nagu neid õigeid soovitusi ka, õigeid võtmeid ja et aga läbi numeroloogia sa saad aru nagu, kas ta on üldse suuteline sealt välja tulema. Lihtsalt kas see, et ta tegi lõbu pärast või kas tal juhtus see sellepärast, et davai chillime, paneme mingi püramiidskeemi, mingi kõik võidavad, me ka täna võidame, ei võitnud. Ja siis ongi selline kadus alla, seepärast, et ta ongi võib-olla selline chillija. Aga mõni investeerija, kes kuulus grupp number 8-sse või elude number oli number 8, mõtles tõsiselt seda. Kõik võitsid, mina tahan ka. Aga ma vaatan süsteemi läbi. Number 4 samamoodi, vaatas süsteemi läbi, töötab. Ja just tema alt võeti matt ära. Ei töötanud, katki läks. No vot, ja siis nemad võivad nagu sattuda selles suhtes väiksesse stoppi, peatuda, aga nad tegelikult enne seda ju tegid mingi skeemi, uurisid seda, vaatasid tehnoloogiat, pidi ju töötama, järelikult mingi trükiviga tuli ja nemad saavad sealt ka välja. Ehk siis vaata räägitakse, kus oskasid enda elus esimese miljoni teenida ja kui sa satud pankrotti, siis sa oskad uuesti selle üles töötada. Aga täpselt nii, nagu sa ütlesid, mõned ootavad lihtsalt, et saavad mingisugust, mis sa ütlesid, see pärandit, oodatakse mingid selliseid asju või keegi on lihtsalt miljonäri perre sündinud, kuldlusikas suus. Et toetust. Aga ma palun võib-olla sulle ette kujutada ühte ust ja see uks on justkui lahti, aga sa ei näe sellest uksest läbi, aga seal on kõik numbrid 1-10-ni, 9, 8, 7, aga sa ei näe sinna teisele poole. Kui sa sellest uksest läbi lähed, mis seal teisel pool ust on? Ahah. Et seal ukse taga on numbrid. Seal ukses, just kui selle vaheläve paku vahel on numbrid, sa ei näe teisele poole. Aga kui sa sellest uksest läbi lähed, mis seal teisel pool on? See on hea küsimus, ma ei tea, mis on õige vastus. Ei ole õiget või valet, on sinu vastus. Siis ma tahaks nõudselt õiget vastust. Ja, mis ma näen? No, mis ma näen? Aga siis on teate nagu selline sääsevõrk, nagu kus on numbritega võrk. Ja. Või ma näen 7 ja 8 seal. Nii hirmus küsimus oli. Mina näen valgust. Ma ei oska midagi muud näha. Ausalt öeldes ma võtan nagu just selle numbrite kardina praegu ära ja ma näen valgust. Ja ma näen luikesid meiga pärast seal. Tegelikult ma näen kohta, kuhu me lähme. Vett ja luikesid ja valgust näen. 7 ja 8. Sünniaasta lõppeks. Sa näedki ise ennast seal, need numbrid oled sina. See uks on elu, mida sa oled avanud. Väga huvitav, eks? Ma küsiks ühe küsimuse veel. Väga olulise. Mis on sinu arvates hingetee? Ja see ei ole jälle, see ei ole vale ega õige. Mis on sinu arvates hingetee? Kas on H-tähega hingetee või? Jah, hinge. Mina ise arvan, see on lõpuküsimus, ma saan aru, jah? Ja, hingetee. Mina ütlen ju vaata numeroloogiliselt ka, et hingetee missioon. See on nii oluline. Ja ma ütleksin, et see on veel olulisem kui elude number, kuigi nad on tegelikult sama olulised. Hingetee on see, et kui me lõpuks saame aru nendest kogemustest, mis me eelmistes eludes tegime ja kuidas me tulime seda karmat, seda eksamit tegema. Me peame nad saama plussi poole peale. See on meie hingetee. Jõuda sinna, et me oleme need karma õppetunnid läbi teinud. Ja siis me saame teha endale suure kalli ja ütelda, et aitäh, Merika, me tegime ära. Nagu need külmavärinad olid peale, seepärast meil on veel ka omad karmasõlmed ja need on ka see hingetee. Me peame need sõlmed ka läbima veel. Ja siis sa mõtled, et sa oled mega mimmi, ära tegid. Ma tean, et ma olen ära teinud ühed väga olulised karmaõppetunnid tänu numeroloogiale. Päriselt tänu sellele. Oi kurja, kuidas hakkab pisarapoiss tulema niimoodi. Merike kallis, nii nagu ma alati ütlen pea kõikidele meie külalistele ja ütlen seda hingest ja südamest, ütlen täna ka sulle. Sa oled nii vajalik. Me oleme nii tänulikud, et sa siin meie keskel elad. Ole see siis seal üle lahe, tuled jälle siia, me vajame sind. Jaga, õpeta, suuna. Ütle kõike nii, nagu peab. Meie inimkond peab paranema. Aitäh, kallis, et sa oled olemas. Mega tore episood, sai hästi palju ja huvitavat infot ja minu läheb ka nutma. Ja sa oled hästi, mina ütlen, et me oleme näinud erinevaid numerolooge ja sina oled ikkagi kuidagi teistmoodi jälle. Ma ütlen, te olete kõik erinevad. Te olete kõik ägedad, väga kallid. Ja sinus on ka midagi sellist teistsugust, aga see on huvitav, kuidas sa oled läinud sinna sisse ja sa nagu mõistad seda maailma.
me kindlasti tellime sinu käest ise ka need konsultatsiooni selles osas, et mis numbrid meil on sügavamalt, et sa natuke peegeldasid meile, aga ja hästi erakordselt huvitav naine oled, selliseid ei käi tänava peal palju ringi. Ei käi jah, ma ei käi tänava peal tavaliselt. Kas me oleme eetris veel või? Jaa, suur aitäh sulle, et sa tulid Aitäh sulle, ja me kindlasti näeme veel. Aitäh teile, tõsiselt, aitäh.